Tere hommikust siit Taanist. Kuidas teil läheb? Kuidas teil ilmad on? Meil siin on soe ja õnneks ei saja. Eile olid kõik eeldused heaks uneks ja väljamagamiseks olemas. Paraku läks teisiti. Miskipärast higistasin öösel rohkem kui tavaliselt. Aga muidu on kõik kombes ja sellest ei lase ka ennast häirida ja väntamist segada. Hommikul ärkasin tavapäraselt vara. Pagari töökoda oli kohe ümber nurga, sealt saiake ja kohalik filtrikohv hommikuks ja oligi tuju parem. Ja siis teele läksin täna varem, et liiklust vältida. Ei, mitte autoliiklust. Siin on vist kohaliku turismi kõrghaeg ja elektriratastega Saksa vanemaid kodanikke oli ääretult palju liiklemas. Aga hommikul vara oli vaikne, vaid kooli väntavad lapsed. Ja hommikul oli ka mõnusalt jahe. Seda nautisin sajaga. Ja siis praamile Saksamaalt Taani. Ja nagu ikka sadamas, siis liiklemine on väga täpselt sadamas reguleeritud. Praam ise oli nägus ja tore, rahvast mõnusalt vähe, veel üks kohv. Mõtisklused ja olimegi Taanis. Vahepeal ka selline mitteglamuurne lipuvahetustseremoonia. Ja siis praamilt maha. Ratturina lasti mind praamilt viimasena maha ja ega nende rekkade vahel polekski väga julgend seal ukerdada. Igatahes mõned kilomeetrid hiljem olin taas ühele vanale raudteetammile rajatud roheteel. Selline mõnus, vaikne ja rohelus. Ja need kaadrid siin on spetsiaalselt mannile, et siin võib ka hobusega sõita, aga ainult traavi. Nägin ka üksikuid matkajaid. Miskipärast on enamus matkajaid sellised üle keskea inimesed. Täna nägin ja sõitsin läbi päris mitmest Taani väikelinnast. Ja need jätsid äärmiselt sümpaatse mulje. Lennukiga neid kindlasti ei näe, autoga näeb, aga mitte nii sügavuti ja rattaga on lihtsalt rohkem võimalusi uudistamiseks. Aga teate küll seda ütlust, et päevad pole vennad. Eilne eufooria oli täna asendunud sellise nullnivooga, aga see on okei. Kõik tunded on lubatud. Neid ei pea minema ajama või jõuga ümber muutma või püüdma ennast lõbusaks teha. Tuleb need kõik tunded ära tunda, tuleb neid mõista, aktsepteerida ning siis minna lasta ja mõelda, et täna on siis selline päev. Ja siis päeva highlight Storströmi sild, üle 3 kilomeetri 1937. aastal loodud ehituskunsti.
ja siis taas üks väike linn, Haastüü. Kesklinnas tekkis millegipärast selline Haapsalu tunne. Igatahes otsustasin siia peatuma jääda. Ja leidsin ka ühe armsa ja toreda majutuskoha. Homme siis edasi Kopenhaageni poole. Olge vahvad. Tšau!